Mul on nii eilne kui ka tänane huvitav kliendilugu, mis nagu langevad kokku oma teemade suhtes. Ehkki ühel oli see teema oma suhtes emaga ja teisel suhtes partneriga. Aga see, mis seal toimub, on hästi sarnane. Ja inimese küsimus mõlemal korral oligi, et mida teha, kui ma ei oska enam midagi teha. Et näiteks me räägime ja ta ei kuula või ta lubab, aga ta ei tee, mitte miski ei muutu ja ta reageerib järgmine kord ikka täpselt samamoodi. Et nagu, mida ma veel saan teha või kuidas ma veel saan olla või kuidas nagu kohale jõuda talle, et see mulle ei sobi ja tekib tahtmine on ju eemalduda, et kas ma siis pean oma partneri või selle ema kuidagi oma elust välja lükkama ja tegelikult ma ju ei taha seda. Ma ei taha lahku minna, ma ei taha temast ilma jääda. Et mida ma veel teha saan? Ja minu vastus on tegelikult see, et kas sa tahad lasta enda veel rohkem haiget teha ja võtta veel rohkem vastutust selles suhtes, mis on ju kahepoolne. Ilmselt ei taha, aga sa ei taha ka suhtest ilma jääda ja siis see asi, mida sa saad teha, ongi mingis mõttes hästi lihtne, teistpidi hästi raske. Et sellest ei ole keeruline aru saada, aga see on nagu emotsionaalselt raske, et sinu ülesanne sellises punktis on jätta vastutus suhte eest ka teisele poolele. Et kui sina oled oma osa teinud, kui sina, ma ei tea, käid teraapias, loed raamatuid, õpid, üritad kasutada neid tehnikaid, kuidas paremini suhelda, kuidas konflikte lahendada või kuidas mitte konflikti minna, tegeled enda emotsioonidega, et mitte lasta ennast trigerdada mingisugustele asjadele, mis tulevad sinu lapsepõlvest. Kui sina seda kõike teed ja sinu partner seda ei tee, siis järgmine samm ongi sinu partneri teha. Või see inimene, kes on teisel pool, siis näiteks lapsevanem. Järgmine samm on selle teise inimese teha. Pall on tema väljaku poolel ja see, mida sina saad teha maksimaalselt, ongi see, et sa jätad selle vastutuse sinna vedelema ja sa ei korja seda üles. Nagu mingisugune valge sokk on ju värvilisel vaibal, mis sind võib-olla õudselt häirib, aga sa ei lähe seda tema eest üles võtma, sest see ei ole sinu sokk. Sa jätad selle soki sinna vedelema ja ootad, et ta ise näeks ja ise aru saaks, et nüüd on tema kord. Sa võid ka talle öelda, et kuule, see on sinu sokk, korja see palun üles, aga sa ei tee seda tema eest ära, et oleks lihtsam. Ja sinu probleem ongi see, et sa tahad, et oleks lihtsam, sa ei taha tunda neid raskeid tundeid. Seega sinu ülesanne on tegeleda oma tunnetega, mida see olukord sinus tekitab ja jätta see sokk, murdvastutus sinna põrandale vedelema, kuni tema tegeleb oma vastutusega ja korjab üles oma soki, jutumärkides. Sina lihtsalt tegeled oma ärevusega, oma mis iganes tunnetega, mis üles tulevad, aga sa ei lähe seda vastutust võtma selle eest, kuidas paari suhtes või mingis muus kahe inimese vahelises suhtes veel rohkem midagi ära teha, et oleks kergem, sest et see veel rohkem on tegelikult selle teise inimese töö. Loodan, et sellest oli abi.